on ikka hull lugu küll. Esimene hull tahab ülevalt alla tulla ja teine nõndanimetatud, ma ei öelnud seda, andis mulle mikrofoni üle. See juba kohustab nii nagu Tootsi mängima. Aga teate, meil on üks Toots varuks ja tema tuleb välja siis, kui on hobused. Ja siis peame vist nad kokku laskma, siis Kiir ja Toots saavad ka suhelda. No kallis rahvas, kes te kasvatate hobuseid, juba hobused, ei kõiki loomi ja linde ja kes te neid armastate ja tulete vaatama, kõik on teretulnud ja eriti teretulnud on kunagise Jaama tänava 25 tuba poisid. Nad on küll maru vanaks jäänud, nii kui minagi, sest ma olin ka selles toas. Aga te kõik olete toredasti siin ja katsume võidelda selle taevaga, et läheb pilveosa laiali ja hommikul oli Ülenurmes ka natukene päikest. Meie programm on tavapärane. 3,5 tundi peab vastu, kui teie peate vastu. Ja lõpeb siis kella 3 ajal käsitsilüpsi võistlusega, nii et võite registreerida siin laua juures. Ja 3:45 valime välja laksomeetri järgi. Küll oli hea, et härra Kiir tegi juba teie käed soojaks ja ma loodan, kui te ilusaid loomi näete, mina aplausi paluma ei hakka. Iga ilus loom, iga hea loomakasvataja kisub teie käed istmiku alt välja ja te näitate neile üles tänulikkust ja sellepärast on nad täna ka siia tulnud. Aga varsti tulevad meile lambad kõige esimesena, aga arvestame sellega, et kõik meie esitatud loomad on läbinud kohaliku konkursi. Kõigepealt alustasid karusloomad möödunud aasta detsembris, pidasid oma konkursi, nemad on küll tõllakuuris katuse all koos lindudega, kes on siin väljas. No linnud ei ole konkursse korraldanud, aga ülejäänud loomad, liigid on konkursse korraldanud. Seakasvatajad teevad seda omavahel, sead on tihti kodus, aga ka nemad on oma parimad välja valinud. Ja täna saate teada 18 parimat tõuaretajat Eestis aastal 2012. Aga nüüd on mul paras aeg anda mikrofon edasi põllumajandusmagister Külli Vikatile, Eesti Lambakasvatajate Seltsi tegevjuhile. Tere päevast ka lambakasvatajate poolt ja Lambakasvatajate Selts tuli täna välja loomadega, kes siis on, nagu eelpool öeldi, meie konkurside võitjad ja oma parandajad tõugudega. Ja esimesena astuski ringi siis Eesti valgepealise kaunimuute võitja, kes on osalenud juba maamessil ja kes sai 5 kohtuniku pool kurgi all 10 punkti ehk tunnistasid kohtunike poolt üksmeelselt võitjaks ja loom kuulub Ell ja Urmas Sellisele Põlvamaalt Väike-Auka talust, on Eesti valgepealine, just, plaksutage just, tal on kaks talle, kes nad on üles kasvatanud. Nüüd ma püüan minna Eesti tumedapealise kaunimuute konkursi võitjale. Tema on 2 korda poeginud ja tal on olnud kummagi korral üks järglane. Pärit on ta Viljandimaalt, Suurnäska talust, omanikud Lilian ja Aivar Veske. Nii, nende taga kõnnib väga uhkelt ja väga aktiivselt meie Noorjäärade konkurside võitja, kes on pärit Sirelitalust Harjumaalt. Ta on Eesti tumedapealine, 2011. aastal sündinud jäär ja omanik ütles mulle juba kurgjale, et ta on mitmekordse kaunimuute konkursi võitja lapselaps, nii et väga kuulsast suguvõsast.
nii, ma otsin üles meie valgepealise noori äärede konkursi võitja. Võitja ei taha rääkida, tegelikult temaga on nii lood, et tema asendab võitjat, ta sai 3. koha, aga ta on väga ligilähedane selle võitjale, nii et omanik on Sura talu Valgamaalt. Ta on ka 2011 sündinud, oma kõiki parandaja tõuge oma veresuses, mis Eesti valgepealisel kasutada on. Äkki me liigume edasi nüüd? Ei. Sura talus tegeleb lammastega ja mitte ainult Merle Laas ja need tähtsamad juhised saab Margus Keldo. Nii, nüüd ma tahtsin eelmine aasta, võt see jäär, on ju ilus, kellega tasub parandada. Tema on pärit Sireli talust Harjumaalt ja temal ei ole veel järglasi, ta on nii noor, eks ta tänavu aasta saab tööd. Ma näitan ka ära meie teise tõuparandaja, see on Sufolk. Tema on juba vananäitusel käia, käis Kurgjal. Vot Sufolki jäär on selline. Ta on 2011 sündinud, selles mõttes on ta oluliselt noorem kui see Saksa mustapealine, pärit on ta Tartumaalt, Karromaa talust, omanikud on siis Elle ja Niit Kirs. Need olid meie tumedapealise tõuparandajad, teeme neile ka aplausi. Eesti valgepealist parandame me, kohale oleme toonud põhiliselt Dorseti ja Texeliga. Alustan siis Texelist. See on jäär, kelle me tõime 2010. Vabandust, ma ei mäleta, 2010 tõime Belgiast. 2009 ta on sündinud. Nemad nimetavad seal Belgiast teda ka Pelteksiks. Noh, et mitte öelda Texel. Hollandlased ütlevad Texel. Tema annab meile väga häid lihavorme ja tegelikult on tal topeltlihasus nagu lihaveistel. Aga ta on villa all peidus praegu. Omanik on Sura talu Valgamaalt ja Merlega me peaks väga hästi läbi saama. Ta on paha toju lihtsalt. Kuule, liigume siit, natuke näitame neile. Ei, see ei ole see, kus... Vaata seal. Ma tahan Dorsetit ka teile näidata. Ma arvan, et teie arvates on nad kõik ühesugused, aga tegelikult ikka ei ole, nii nagu hiinlaste ja eestlastegagi. Vot, meie Dorseti jäär on tulnud meile Soomest. Tema annab meile... tema hakkab kohe näitama, mida tema meile annab. Aga põhimõtteliselt me parandame temaga, et pikendame hinnaperioodi ja Dorseti järglased annavad kõige rohkem, tuleb kõige rohkem liha välja. Nii Texel kui Dorset on meil välja toodud Sura talust, Valgamaalt, Merle juurest ja Marguse juurest. Ja rääkimata areenil on veel Pügajast, kes on meil käinud maailmameistrivõistlustel 2 korral, aga Eesti meistrivõistlused Pügamises võitis ta Kurgjal 3 korral, ta parandas mind. Aga Eesti meistrivõistlused ta tänavu aasta võitis Kurgjal ära, võistlejaid oli vist 6 meil, päris palju. Pügaja on meil pärit Sirele talust, Harjumaalt, ta nimi on Adam Kaivo, kui teile meeldib, kuidas ta loomaga ringi käib, kuidas ta oma tööd üldse hakkama saab, siis palun, kui teil on vaja lambaid pügada või on teil tuttavale vaja öelda, siis te leiate internetist nende kontaktid. Või küsige selliseid. See on noorim perepoeg, siis Adam Kaivo, kes siis pügamise on seal talus enda peale võtnud. Need on need kõige tähtsamad ja õrnemad osad, mida tuleb eriti rahulikult teha. Aga meie jah, sisse. Lasta nii kaua pööd, ma tutvustan teile ära veel ka lambakasvatajate seltsi kuuluvad ka kitsekasvatajad. Ja ole hea, lambale tule oma kütsega siia keskele, las need lambad tirutavad ümber sinu. See on meil kits, kes täna meil üksivõistlusel ei osale ja me anname sellega võimaluse
seekord võita siis ka Venstel, aga kits on meil toodud Vaike talust Pärnumaalt, omanikud on Erki ja Vambola Pakko ja kits on meil sündinud 2008. aastal ja peremees ütles mulle, et ta iga aasta toob 2 talletust ja on väga hea ema. Aga hetkel on tal väike puhkeaeg, nii et piima täna ei demonstreeri teile. Aga meie lammakasvatajad, äkki me katsume siia keskele niimoodi ära rivistuda, et meid saaks tänada, audasustada, et paneme ennast kuidagi riviste, ei pea tõuljärjekorras olema, põhimõtteliselt, et loomad ees ja omanikud nende tagasi. Kõrvale, vabandust, jah. Püüame nagu näoga minu poole jääda. Ja niimoodi. Väga hea, aga püüame ka liigida või? No mõtleks, mitte tule vastaks. Saab aru, et tuleb lügatud. Mina ennast lügatud. Jah, aga... Nii, meil sai üks lammas valmis. Ei ole Adam. Äkki see... Taga on see lamba pigadus. Mida siis arvate nendest lammastest? Ei arva mitte midagi. Meie arvame küll. Ja nägite, kuidas lambad pügamisele viidi. Kaksiratsid tähendab. Mitte niisama kõrval, vaid ikka kaksiratsi ja pael oli kohe ümber kaela ja siis kui pügamisele läks, võeti pael kaela ümbert ära. Aga näete, nüüd on nii lusti täis, aga vähe väsinud on, et nad toetate ise vastu. Meil on kombeks olnud siis tänada meie näitusest osavõtjaid ja sellel aastal on meie tänusoovijate koosseis ikka endine proua Katrin Reili, Veterinaar- ja Toiduameti asepeadirektor Aavo Mölder, meie Põllumajanduste Liidu asepresident ja mina siin kõnelen ka, olen ka keegi. Ja sellel aastal on meil siis lisaks tavalistele ilusatele karikatele, tänukirjale ja rosettile valmis möödunud aastal viimitud materjalis selline DVD Eestimaa kaunimad tõuloomad ja parimad kasvatajad Ülenurme 2011.